Tervist! Tihti on meil vaja esitada dokumente, mis võiksid välja näha esteetilised. Kui meil on vaja esitada professorile selline aritmeetiline tehe ja me oleme teinud vea, kirjutades 5 ja 3 vahele plussmärgi, tegelikult tahaksime kirjutada miinusmärgi, siis kas meil üldse eksisteerib mingisugune meetod, et me saaks ära kustutada, kui me ei ole kasutada valgendajat ja me ei taha seda plussi maha tõmmata. Tutvustan teile sellist meetodit. Te vajate esmalt sellist objekti, millel on sirgäär. Tuleb teostada selline murre, võimalikult plussi märgi horisontaalse, vertikaalse osa lähedalt. Tuleb seda siluda, kuna tahame selle dokumendi esitada, siis ma soovitan teil kasutada silumiseks lusikat, et oma mustade sõrmedega mitte määrida dokumenti ja mõlemad poolt siis. Niisiis. Nüüd tuleb teostada murre teise poolt plussmärki ka võimalikult lähedalt. Taaskord sõrmi võimalikult vähe kaasates. Ja ka teiselt poolt. Niisiis. Nüüd tuleb võib-olla meetodi kõige ilusam koht. Me teostame lihtsalt sellise operatsiooni, et murrame siit niimoodi kokku. Väga ilus. Miinusmärk ei praeguse teostuse puhul natuke väike, seda me saame ilusti pikendada siit. Nii, suurema ilumeelega vaatajatele kindlasti ei meeldi see tekkinud lohv siin vahel. Selle saab elimineerida kaunis lihtsasti. Vaja on liimainena mett ja õige pisut mett. Et see lohv kinnitada, see on, et ta oleks võimalikult ilus. Kasutan sõrme mul. Ja siit lihtsalt, et ta igalt poolt kokku saaks kogu ulatuses. Nagu mainisin, siis sõrmega silumist tasuks hoida miinimumis ja ilusti lihtsalt üleliigne mesi siit niimoodi eemaldame üleliigse mee ja oleme saanud endale ilma lohvita, näete, ma sikutan, lohvi ei teki dokumendi. Ta on natukene niiske hetkel, soovitan panna see näiteks ööseks radiaatori peale kuivama. Ja niimoodi siis valmistatakse presenteeritavaid dokumente. Aitäh!